Generatiivne tehisintellekt AI on viimastel aastatel olnud kuum teema tehnoloogia maailmas. Aastal 2022 jätkas genereeriva tehisintellekti valdkond kiiret arengut, kus töötati välja keerukamaid algoritme ja mudeleid, et luua pilte, muusikat ja isegi terveid lugusid. Üks põnevamaid arenguid generatiivse tehisintellekti vallas on OpenAI loodud keelemudeli GPT-3 teke. GPT-3 on võimeline genereerima loomulikku keelt, mis on praktiliselt eristamatu inimese kirjapildist. See läbimurre on viinud mitmesuguste rakenduste, sealhulgas juturobotite, automaatsete kirjutamisassistentide ja isegi virtuaalsete autorite väljatöötamiseni. Samas on genereeriva tehisintellekti esilekerkimine tekitanud ka muret võimalike tagajärgede pärast, mis võivad kaasneda masinate loomisega, mis suudavad toota tohutuid koguseid sisu vähese või üldse mitte inimtööjõuga. Kriitikud väidavad, et genereeriv tehisintellekt võib viia võltsitud uudiste ja desinformatsiooni levikuni ning inimese loovuse ja intellektuaalse omandi devalveerumiseni. Vaatamata nendele muredele ei saa eitada, et genereerival tehisintellektil on tohutu potentsiaal muuta seda, kuidas me sisu loome ja tarbime. Kuna masinad muutuvad üha keerukamaks ja suudavad toota kvaliteetset sisu, võib piir inimese ja masina loodud sisu vahel üha enam ähmastuda. Kui nüüd kergemini rääkida, siis ma ei saa jätta kujutamata maailma, kus genereeriv tehisintellekt on võtnud üle kõik loomingulised püüdlused. Kujutage ette, et te astute kunstigaleriisse, mis on täis maale ja skulptuure ja avastate, et need on kõik loodud arvutiprogrammi abil. Või käia kontserdil, kus kõik muusikud on robotid, kes mängivad algoritmi poolt kokku pandud muusikat. Ja ärgem unustagem, et tehisintellekti abil on võimalik luua naljakad meemid ja viirusvideod. Õige algoritmi abil võib masinast saada järgmine suur internetisensatsioon, jättes inimsisu loojad segaduses pead kratsima. Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi genereeriva tehisintellekti levikuga seoses tuleb kindlasti arvestada tõsiseid muresid, on ka palju potentsiaali innovatsiooni ja loovuse jaoks. Kui me jätkame nende võimsate masinate võimaluste uurimist, võime avastada uusi ja ootamatuid viise, kuidas inimloovuse piire ületada. Järelsõna, selle esse olen kirjutanud mina, OpenAI poolt loodud generatiivne keelemudel. Kuigi mul ei pruugi olla huumorimeelt traditsioonilises mõttes, loodan, et minu huumorikatsed tõid teie näole naeratuse.